Võro, oma ja hää. Nii. Restorani sildil istub kana, keda maaler kukkeks kavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia tuleb tihti tavatseis. Tervislikud pikad ja jätkuleiba iisud head lalla, lalla, lalla. Tere! Tere! Kas sinul käivad ka päkapikud? No ikka käivad. Loomulikult, kuidas siis minul muud mood? Ma olen ju ka väike laps tegelikult päkapikkude silmis. Minul käisid täna päkapikud. Nii, mis nad tõid sulle? Kommi. Oli ka hea komm. Väga hea komm. Kuule, mina ei ole nüüd küll päris päkapikku mõõtuma ja ammukest välja, sest teatavasti päkapikud on vist sellised pisikesed käbedad. Neid ei ole näha. Ei ole jah, sellepärast, et nad ongi väikesed. Aga šokolaadi ma annan sulle küll. Aitäh! Sest sa oled nii hea õpilane mul olnud ja aidanud mul nii palju juba sööke teha, et mul on lausa lust sulle see kinkida. Aitäh! Nii, aga hakkame siis täna söögi tegemisega peale jälle või? Mis me täna teeme? Tead, minul on siin kanamunad keedetud, siis on mul siin natukene majoneesi, mõni kurk ja väikesed tomatid ja ma arvan, et sellest saaks sellise toreda asja nagu sellise toidu nagu see oleks linnupoegade toit. Ehk siis teeme täidetud mune, aga teeme nagu nad oleksid väikesed linnupojad. Tibupojad. Tibupojad, jah, just. Ja selleks on siis vaja, ma usun, et teile ema ja isa või isa on keetnud juba kanamunad ära. Need on külmikus, teie võtate nad kätte, lõikate seest pooleks ja võtate munakollased välja. Siis, kui munakollased on välja võetud, siis me teeme selle kahvliga hästi peeneks, nii peeneks, kui on võimalik. Ja et seda võib-olla natukene kergem teha oleks, siis paneme siia ka veidikene majoneesi. Siis on lihtsam. Kas sina sööd majoneesi üldse? Söön majoneesi. Sööd majoneesi, see on hea, siis on kõik õigesti meil tegemises. Ma natukene pelgasin, et äkki sa sööd ainult porgandit ja šokolaadi ja kommi. Aga see on tore, kui sa majoneesi ka sööd. Nii, teeme siis sellise hästi pehme pudru sellest munakollasest ja siia nüüd soola ei olegi vaja panna, sellepärast, et majonees on piisavalt selline happeline ja kergelt happuka maitsega ja soola on ka siin juba piisavalt sees, nii et ärme selle soolaga väga palju liialt, eks ole? Jah. Sest lastele vist väga soolased asjad ei meeldi ka. Mulle meeldivad magusad asjad. Ma arvan ka, et magus see on ikka kõige parem. Aga vahest tuleb sellist soolasemat toitu ka süüa. Nii, meil on nüüd selline pudru siia valmis tehtud ja nüüd enne kui me hakkame seda pudru siia kotikese sisse taas panema ja sellega siis toredasti pritsima, teeme sellised toredad tibupoja harjakesed kurgist valmis. Selleks lõikame siuksed kerged viilud siia kurgi sisse. Nii. Ja siis viilutame siit kurgist sellised rattad. Nii, meil on siis 4 tibupoega tuleb. Nii. Võtame siis siit need välja. Need sellised siksakilised ääred jäävad, eks ole. Ja kui me nüüd lõikame selle kurgi niimoodi pooleks, siis tekibki nagu väikene tibupoja harjakene. Et mis sest, et roheline. Aga nad on nii värsked ja noorukesed ka need tibupojad meil, et nad võivad rohelised ka olla. Nii, aga muidugi võib... Tomatiga teeme. Tomati me paneme kaunistuseks, sellepärast, et teatavasti on tibupoegade nokad sellised punakas oranžid või siis kollased, aga kuna meil on kõik natukene sassis ja segamini täna siin, siis me teeme sellised punased nokad, aga tegelikult tomatist võib ka punast harja teha tibupoegadele. Nii, ja nüüd on sinu kord jälle. Vaatame,
kuidas me saame sellega hakkama. Et kui teil nüüd sellist kodus sellist pritsi ei ole, siis jälle tavaline kilekott ja kilekotil väike auk sisse alla ja siis saate pritsida nüüd täpselt samamoodi. No vaatame. Nii. Katsuks. Voot niimoodi. Nüüd läks natuke meil viltu, aga parandame selle ära. Nii, järgmine ka. Nii, küll, aitan sind. Ja loomulikult, kui te ikka ise hakkama ei saa, siis emme ja issi tulgu appi või siis vanem õde vend teile. Nii. Tuleb ikka natukene ma aitan. Hopsti, näed sa. Nii. No, ongi siin pisikesed nagu linnupojad pesas, eks ole. Ja kui me paneme siia nüüd väikese sellise harjakese püsti, siis veel väikese nokakese ka kuskilt välja ulatuma, siis ongi nagu väikesed linnupojad korvis ja neid on, esiteks on nad väga ilusad minu arust ja usu mind ka, et päris maitsvad, sest kanamuna sa ka ju sööd, eks? Söön. Ja kanamuna on tegelikult ka tervisele väga hea, nii et kõik lapsed peaksid natukene muna ikka sööma. Mitte väga palju. Nii, sellised. Ja kui me siit nüüd lõikame sellised pisikesed sektorid nokaks. Paneme nokad ka. Just, paneme nokad ka külge, siuksed pikad nokad siia ette. Et siis ongi nagu pisikesed linnupojad pesas. Selline hästi lihtne toit. Kiiresti saab valmis, kui emmeissi on enne kanamunad ära keetnud muidugi. Sellepärast, et see kanamunade keetmine, see on ka üks selline suur protsess ja tegelikult ka päris tark protsess, millest võib-olla emmeissi räägivad sulle siis kodus. Neid saab ka sünnipäeva lauale panna. Loomulikult saab neid sünnipäeva lauale ja kui on aega, siis ka niisama süüa. Vot sellised. Ongi valmis. Jah, nii et tada! Tada! Ma olen su porgand ja sama porgand tuletan meelde, et sa ei söönud ära esimene kord, kui sa käisid. Mäletad? Sa ei mäleta? Oota oma porgand. Restorani sildil istub kana, keda maaler kukeks kavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana.